Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul. Oleme raadioeetrites Lõuna-Eestis, Ring FM'is, Ruut FM'is. Lisaks sellele oleme YouTube'is kanalis Räägime asjast. Me oleme Facebookis kanalis Räägime asjast, Mardi Facebooki lehel, minu Facebooki lehel, minu X-i kontol. Ja tegemist on meie hooaja viimase saatega. Sellest nädalast lõpetas Riigikogu oma kevadistungjärgu. Nüüd tuleb nii-öelda suvepaus, istungite vaba, nagu meil öeldakse. Ja nii-öelda hapukurgi hooaeg ka tuleb peale, nii et me alustame uuesti saadetega, nagu me tavapäraselt kusagil seal augusti lõpust. Aga ennem kui me lähme oma suvepausile, teeme kindlasti reklaami ära, sest suvel ei teeme päris puhkust, vaid sel suvel on meil loomulikult Riigikogu või presidendivalimiste kampaania. Me tahame igas Eesti omavalitsuses teha vähemalt ühel päeval allkirjade kogumist Mart Helme presidendi toetuseks ja otsevalimiste toetuseks. Ja me kutsume kõiki inimesi üles ostma erakonna EKRE e-poest nänni. Meil on sellised kotid 2 erineva pildiga. Üks on Mart Helme Eesti president. Teine on Mardil on alati kõiges õigus olnud. Ja samasugused on T-särgid. T-särk, valge T-särk ja must T-särk erinevate suurustega. Seda ma õppisin alles hilisemas vanuses, et Martil on elus kogu aeg õigus. Kui ma teismeline olin, siis ma vahel ikka vaidlesin. Aga elu õpetabki. Aga tänased teemad. Ja ma soovitan kõigile ühesõnaga osta neid särke, neid muud nänni on ka. Meil on veel märgid, rinnamärgid, pastakad, niisugused asjad ka veel. Ja see aitab meie kampaaniat, see aitab meil Marti presidendiks saada ja see aitab ka natukene erakonnal. Me ei maksa sellele asjale peale, vaid teenime väikse plussi selle pealt. Ja teeme nähtavaks selle kampaania, teeme nähtavaks. Ma ise arvan, et hästi välja... Ja ega kahtlust ei ole ju selles, et Eesti rahvas soovib presidendi otsevalimisi. Eesti rahvas tahab sõna sekka öelda. Eesti rahvas ei lase ennast enam tegelikult lollitada sellega, et kord 4 aasta jooksul on siis... 5. Ei, ma räägin Riigikogu valimistest võimalik siis nii-öelda kõrgema võimu kandjaks olla e-valimiste moonutuste kaasabil loomulikult. Et e-valimised tuleb loomulikult kaotada, aga selleks on vaja ka, et Kadriorus oleks inimene, kes ihu ja hingega võitleb selle eest, et tuleksid presidendi otsevalimised ja kaoksid e-valimised. See on vajalik. Nagu ütles üks riigijuht teatud minevikus, kaadrid otsustavad kõik. Ja kui ma juba tegin reklaami kaubale, siis ma teen reklaami ka allkirjakampaaniale. Lisaks sellele, et kohtadel saab allkirju anda, siis on võimalik ka internetis allkirju anda. Selle jaoks on rahvatahe.ee petitsioonikampaania, Mart Helme presidendi kampaania, nii et on võimalik nii nagu e-valimistel kodust lahkumata anda oma hääl Mart Helme toetuseks ja presidendi otsevalimiste nõudmiseks. Nüüd selle saate teemadest. Meil oli esmaspäeval Jürgen Ligi umbusaldusavaldus Riigikogus. Ütleme niimoodi, et klaas piima pärast seda kõigile opositsiooni liikmetele oli vajalik. Aga see ei olnud päris maha visatud aeg. See oli jälle aitas meid. Meil oli kolmapäeval üks suhteliselt piinlik pseudoarutelu Riigikogus, kus kõik parteide juhid kutsuti kokku Eesti Panga juhtimisele, et arutada, kuidas Eesti riik võlakeerisest välja tuua. Nad olid lausa meile teinud väikese sellise memokese või niisuguse paberid siin tootnud, meile väikseid tabelikesi toonud. Ma pärast neid tabeleid näitan ka ja seletan, miks Eesti Pank ei ole tõsiselt võetav oma murega. Me räägime sellest siis, mis seal arutati ja mis tegelik probleem on. Ja kolmanda teemana võtame üle pika aja ette Iraan, Ukraina, nafta, Ameerika, G7, kogu see suur pundar, mis on rahvusvahelised suhted ja maailma julgeolekupoliitika. Me elame tohutus muutuste keerises ja enamik inimesi loomulikult ei saa sellest aru. Kõige vähem on teil mõtet kuulata neid inimesi, kes kuulutavad ennast ekspertideks. Nii et alustame siis Jürgen Ligi. Ma pidasin seal kõne ka, seda kõne saab pärast, kes soovib vaadata uutest uudistest.
ja peab tunnistama, ma selle umbusaldus kestis umbes 5 tundi, eks ole, jah? No 5,5 tundi. Ja ma läksin, vaatasin suurema osa sellest ajast, istusin oma kabinetis ja vaatasin seda telekast, sest Jürgen Ligi on mulle füüsiliselt vastik. Ta on inimesena niivõrd eemale tõukav, et ma ei taha taga samas ruumis viibida. Ta käitus seal väga Jürgen Ligilikult loomulikult, ta solvas inimesi, ta mõnitas inimesi, ta ajas silmitult rumalat juttu, ta õpetas ja ülbitses, ta süüdistas kõiki kogu aeg milleski, mida need ei olnud teinud, ta valetas selle kohta, mida ta olevat või ei olevat öelnud ja lihtsalt nagu pätt oli seal selles puldis, kes lihtsalt laias, teades, et ega talle midagi ei tehta. Tast jagu ei saa. Aga põhjus, miks me selle umbusalduse tegime, seepärast, et inimestel on vaja jälle meelde tuletada, kes meid valitsevad. Et neid jumala eest järgmine kord ei tohi ükski rohkem häält minna nendele, kui ainult nad ise enda poolt hääletaks. Ja see oli muidugi eriti naeruväärne selle umbusalduse juures see, kuidas opositsiooni esindajad eranditult kõik kaasa arvatud sotsid seekord ikkagi väga kriitiliselt ja väga õigustatult kriitiliselt ja argumenteeritult tegid kogu selle Ligi esinemise ja tema jutu maa tasa, sest ega Ligil mingeid argumente ei olnud, mitte mingisugused. Ta küll nõudis, et tuleb argumenteeritult arutelu pidada. Aga naeruväärne oli see, kuidas siis hüppas pulti Reformierakonna esindajana Mart Võrklaev, ka mõnda aega rahandusministri ametit pidanud mees. Ja täiesti silmitu kiidukõnega külvas üle Jürgen Ligi ja Reformierakonna rahanduspoliitika ja loomulikult ka iseenda rahanduspoliitika. Ja ma võtsin selle peale põgusalt sõna ja ütlesin, et küll on hea, et need 2 meest on praegu Eesti rahvale 100 000 inimestele meelde tuletanud, miks neid vihatakse. Sest et tuletame ikka meelde, mida nad on teinud. Kõik need 26 või 28 maksutõusu, mis on toimunud viimase paari aasta jooksul. Ja kõige vihatum, loomulikult kõige vihatum on automaks ja autoregistreerimismaks, mille autoriks on Mart Võrklaev. Nii et aitäh teile, sõbrad, et te meelde tuletasite, missuguse haisupommi te olete Eesti rahva õuele visanud ja ise te muidugi naudite seda haisu, saan aru. Ma kunagi mäletan, oli üks ulme romaan, kus tulid mingisugused kosmoseelukad maale ja kuidagi ei saadud neile küüsi taha, et nad olid nii tehnoloogiliselt inimkonnast üle ja siis keegi avastas, et nad on haisusõltlased. Ja kui kuskil oli mingi ebameeldiv raipahaisu taoline hais, siis need kogunesid sinna, nad langesid nagu lovesse. täiesti reaalsustaju kaotasid ja siis oli võimalik nad hävitada. Selle raamatu nimi, kui ma õigesti mäletan. Ja mul on tunne, et selle Reformierakonnaga on praegu samasugune lugu, et nad oma enda haisupommi naudivad seda võrd, et nad kaotavad igasuguse reaalsustaju ja tegelikult see tapab nad. See ei olnud härjapõlvlaste kaitseala või oli see oli ühe kande vahel härjapõlvlaste kaitseala. Aga Ligi, ütleme selles mõttes kõige õudsam selle Ligi puhul on see, et ta räägib selliselt nagu isalikult positsioonilt, kuidas tema võitleb defitsiidi vastu ja tema võitleb ja tema elutöö on olnud korras riigi rahandus. Ja siis võtad nagu järjest aastast aastasse, ta toob Riigikogusse eelnõusid, riigieelarveid. Nüüd tõi just uuesti Riigikogusse lisaeelarve, mis suurendavad defitsiiti, tõstavad makse, suurendavad defitsiiti, suurendavad võlga. Viimase 5 aasta jooksul, ja need on 5 aastat, mis on Reformierakond võimul olnud, on riigivõlg kahekordistunud. Nad räägivad midagi sellest ajast. Lõppu ei ole ju näha. Ja järgmise 4 aasta jooksul kahekordistub tänasest punktist veel kord. Ehk tuubeldub. Nii et see on nagu pöörane, millise tohutu võlakeerise nad on tekitanud ja ikka veel räägivad selliselt positsioonilt, et meie teame, kuidas siin eelarvega toime tulla ja teised on kõik populistid ja teised kõik siin tahavad. Ta ju väitis seda, et meie oleme pärinud teistelt selle võlaralli ja kogu selle vajaduse makse tõsta ja eelarve tasakaalu rikkumise. Me oleme ohvrid. Vaesed ohvrid. Te olete juba 6 aastat vaesed ohvrid. Te olete teinud 7. eelarve olete praegu teinud. Ja ikka räägite veel sellest, kuidas te olete ohvrid.
Jumal hoidku, me saime 2 eelarvet teha. Jah, täpselt 3, koos lisaeelarvega, mis oli koroonaeelarve. Aga ja mis oligi sel ajal see suur võlg, mida nad siiamaani ette heidavad koroona ajal, jah, võtsimegi enneolematult suurt võlgu, aga see võlg ei ole enam võrreldes sellega, mida nemad nüüd on teinud. Majanduse turgutamisse ja see võlg on tagasi makstud. Ja teiseks ja kolmandaks, see võlg ei ole, ta võib olla seal, ütleme, enam-vähem sama suur, kui nende võlad on. Aga nad on võtnud 5 aastat järjest sama suurt võlga kogu aeg. Igal aastal võtavad võlga 2 miljardit ja edasi lähevad miljardid järjest suuremaks. Ja ikka veel räägivad sellest, kuidas nemad parandavad eelarvet ja nemad parandavad majandusseisu ja nemad parandavad siin struktuuri ja räägib meile mingisugust, nagu vaata, kui sa oled kohanud nurgaadvokaati, kes on käinud ühe kursuse kuskil koolis ja õppinud juurat ja tal on mingisugused sellised, ta on võimeline pilduma sulle seal mingisuguseid termineid, et asja ese on meil selline, vaidluse ese on meil see ja mingid siukest nurgaadvokaadi jura viskab vahepeale mõne juriidilise termini. Vot Jürgen Ligi viskab vahepeale mõne sellise finantsilise või eelarvelise termini ja kogu tema ülejäänud jutt on soga. Täielik soga. Pluss paneme sinna kõrvale selle, et ta ei ole adekvaatne, ta ei saa aru, kes ta on, ta ei saa aru, mis ta tegema peab, miks ta siin, ta ei saa aru, et ta on Eesti Vabariigi minister, rahandusminister, kelle ülesanne on seista eelarve eest, rahanduse eest, ta ei saa sellest aru. Ta ei saa aru, et ta on parlamendi ees süüdistatuna selles, et ta on läbi kukkunud. Tema tuleb meid veel süüdistama. Mitte ta ei tule ennast kaitsma sinna või kuidagi rääkima, et asjaolud on sellised, et ma paremat ei saa. Ta süüdistab kõiki teisi kogu aeg. No jaa, aga see on ju reformeritele üldomane. Ega siis, kui me siin räägime Michaliga või just kõik, kellega me räägime, siis sealt tulevad alati vastu süüdistused. Alati vastu täiesti ebaadekvaatsed süüdistused inimestele, küll isiklikul pinnal, küll ideoloogilisel pinnal, küll faktiväänamise pinnal. See ongi nende stiil. Sellega nad teevad mida? Nad varjavad seda, et nad on tegelikult kõik broilerlikult ebakompetentsed. Kristen Michal peaministrina, rahanduse asjatundjana, julgeoleku asjatundjana, ma ei tea, välispoliitika asjatundjana, regionaalpoliitika asjatundjana, põllumajanduse asjatundjana on absoluutne 0. Ta on täiesti ebakompetentne. Ta ei taipa mitte midagi nendest asjadest, aga mingite loosungitega rullib kõikidest asjadest lihtsalt üle. Ja see käib kõikide nende kohta. Ligi on selles mõttes veel nende nagu eriti kange kraam. Et ta on nagu ju olnud 99. aastast parlamendis, et ta on siin nagu üks kõige vanim olija. Ja ta on erakordselt, ta on tänaseks päevaks resigneerunud, ta ei viitsi, ta ei taha, teda ei huvita, ta ainult ülbitseb kõigiga. Ta saab ise ju peab ometi aru saama, et ta on, tema nii-öelda elutöö on olnud kõiki õpetada, kuidas riigi rahandust korda teha ja nüüd on tema kätega riigi rahandust täiesti põhja lastud. Me oleme sisuliselt Kreeka kursil. Me oleme 4-5% eelarve miinusega. Ja see on Rahandusministeeriumi enda prognoos, see on Eesti Panga prognoos, see on IMF-i prognoos. 5% SKP-st on igal aastal eelarve miinus, 2 miljardit. 2 miljardit, eks ole. 10% eelarve mahust. Ja Kreeka ei ole olnud niisuguses olukorras. Kreeka ei jõudnud oma kreekastumisse selliste eelarve. Tiksutasid seal 3%-ga ja 2%-ga ja Soome, kes on 100% ligidal, neil ei ole 4-5% eelarve miinuseid olnud. Nad on pika aja jooksul jõudnud sinna. Me oleme mõne aasta jooksul jõudnud sinna. Et see on selline läbikukkunud riik, läbikukkunud riikidel. Argentiinal on, enne Javier Mileid olid sarnased miinused Argentiinal. Ja sarnased muide inflatsiooni näitajad ka. Nemad räägivad meil ikka puldist mingist Eesti eduloost ja läänelikust Eestist ja ma ei tea mingist e-tiigritest ja mingitest asjast. Mingit pistmist enam päris maailmaga ei ole selle kõigel. Ja loomulikult ei võetud teda ametist maha ja ega me ju keegi ei arva, et kui opositsioon algatab umbusalduse avalduse, siis seda vast läbi ei lähe, aga huvitav intriig siin oli. Sama päeva hommikul seesama automaksu Mart Võrklaev ja endine rahandusminister ja teine Reformierakonna endine rahandusminister Aivar Sõerd hääletasid ju Riigikogu rahanduskomisjonis sellesama lisaeelarve. Nad ei hääletanud vastu, nad jätsid hääletamata, mis tõttu siis opositsiooni hääled olid ülekaalus.
ja nad ei toetanud Jürgen Ligi poolt parlamendile esitatud 2026. aasta lisaeelarvet ehk eelarve parandust või eelarve täiendust, kuidas iganes ütleme, mis ju omakorda veel suurendab kulusid. Aga see põhjustas meil ju ka Riigikogu saalis suure vaidluse esmaspäeval, sest opositsioon nõudis selle lisaeelarve tagasivõtmist, selle eelnõu tagasivõtmist, sest et tegelikult ju riigi rahanduskomisjon ei oleks pidanud seda üldse saali saatma. Ja juhtivkomisjon otsustas, et lõpplugemist ehk siis lõpphääletust teha ei saa. See oli juhtivkomisjoni otsus, et lõpphääletust teha ei saa, et nad mitte lõpetada lugemist. Ja tegelikult, kui meil oleks normaalne toimiv seaduseid järgiv Riigikogu esimees, Riigikogu juhatus, siis meil ei oleks tohtinud see saalis olla. Aga tehti sama, mida tehti kogu aeg. Hääled küll ütlesid, et me ei tee, aga me otsustasime, et me teeme ikkagi. See oli Hussari otsus põhimõtteliselt. Ja see on nüüd üks näide nendest otsustest, mis on siin Riigikogus tehtud järjest ja järjest. Mitte ainult Hussari juhtimine ei ole siin, vaid see on kogu koalitsioon. On kogu koalitsioon, sest kõik nad panevad ju oma vastavalt rohelisele või punasele nupule vajutades käe alla sellele. Ja see tähendab seda, et tegelikult on need otsused illegitiimsed. Ja kui meil taastub õigusriik, siis tegelikult need otsused, niivõrd kuivõrd on võimalik neid midagi tagasi pöörata, peaks tagasi pöörama. Need vastu võetud otsused tuleks õigustühiseks kuulutada ja meie seadusandlusest kustutada. Absoluutselt. Ja ma ütleks niimoodi, et see Võrklaev tolgendas seal terve selle umbusalduse aja Riigikogu saalis juurde, kõik teised läksid ära ju. Koalitsioon läks ära ja Jürgen Ligi poolt keegi ei hääletanud. Jürgen Ligi sai vastuhääled ehk mahavõtmise poolt hääled, umbusaldamise poolt hääled, aga teda umbusaldamist siis umbusaldamisele vastu hääli ei tulnud, ehk siis tema nii-öelda kaitseks hääli ei tulnud. Aga Võrklaev jäeti sinna maha kõnet pidama, kiidukõnet ja jäeti ju karistuseks selle eest, et ta hommikul hääletas komisjonis Ligi vastu. Ehk siis selline ehe reformierakondlik, omadele tehakse ka, et nagu kutsikas pisteti nina sisse. Ja täpselt, et alandati ja pandi paika ja milleks, kuidas? Kui te loete avalike huvide deklaratsioone, Võrklaeval on 530 000 laenu, võlgasid, Riigikogu palk on alla 100 000 euro aastas või sinna kanti, oleneb, kas sa oled komisjoni juht või fraktsiooni juht. Et talle tuletati meelde, et kulla mees, elada tahad, hakkama saada tahad, siis hoia mokk maas ja tee nii nagu vaja ja seekord mitte lihtsalt ei hoia mokk maas, vaid entusiastlikult lähed ja kiidad seda, mille vastu sa hommikul hääletasid. See paneküürik oli lihtsalt tülgastavalt ilane. Teistmoodi ei ole seda võimalik. Ja võlts, kõik me teame, et Võrklaev ei salli Ligi üldse. See on nüüd see koht, kus me näeme, mismoodi töötavad erakonnad ka seestpoolt. Ei ole siin sugugi midagi niimoodi, et meil EKRE-s perekond otsustab. Reformierakonnas ka tagatuba otsustab ja tagatuba ütleb, et vaata, Võrklaev, sul on üle 500 000 finantskohustusi. Me järgmises Riigikogus 12 kohta, hea kui saame. Sa ei mahu sinna 12 hulka. Kui sa praegu hakkad siin kangust ajama näitama, et sa oled ise mõtleja ja parteidistsipliin sulle ei tähenda midagi. Ei, parteidistsipliin tähendab. Vastasel korral oled oma 500 000 võlaga, pole meie mure. Ja mitte lihtsalt Riigikogu seda ei mahu, aga ei mahu enam Rae vallavanemaks. Ei, nomenklatuuri ei mahu. Põlla peal oled, mine tööd otsima, mine töötukassa sabasse. Ja see seletab, see on nii proosaline. Nii et mina ei ole nõus kõige selle kriitikaga, mis ütleb, et mis te teete neist umbusaldustest, sellest ei ole kasu. Ilma rahvale on vaja näidata ja meelde tuletada, kes meid valitsevad, mis need inimesed on, mis nende sees on, mis nende päris nägu on, nii Võrklaeval kui Ligil, kui kogu sellel seltskonnal. Ka Akkermanil, kes siis, kui see vaidlus oli meil, kas seda eelnõud üldse saab hääletada või päevakorda võtta, siis ka ju kukkus piiksuma, kuidas ikka ja hääletati küll niimoodi, aga see ei tähenda seda ega teist. Kulla tädikene, loe töö ja kodu korda, seal on selgelt öeldud. Ja tuletame meelde, kui oli üks teine vaidlus meil, kus samuti oli küsimuse all selles, kas eelnõu tuleks suurde saali arutamisele või mitte, siis see sama Hussar tegi täpselt vastupidise ja ütles,
Tema ei saa sekkuda komisjoni töösse ja komisjoni otsusesse. Kui komisjon on nii otsustanud, siis nii on. Juhataja ei saa siia sekkuda. No nüüd juhataja sai sekkuda küll. Tehakse täpselt nii, nagu praegusel hetkel vaja on. Reegleid tõlgendatakse nii, nagu praegusel hetkel vaja on. Kui järgmisel hetkel on vaja risti vastupidi, siis nii võib. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägivad siis asjast siin kahekesi ja mõnes mõttes jätkulugu natukene mõned kuud tagasi juba Madis Müller, Eesti Panga eelmine president, kes üsna hiljuti ametiaeg sai täis, saatis sellise nõretava kirja Riigikogu kõikidele parteidele ja veel lisaks sellele süvariigi uuele projektiparteile parempoolsetele, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ma olen täiesti nõus. Aga Eesti Pank varem ei ole seda öelnud, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil ja et nüüd oleks vaja parteide ülest sellist üleüldist kokkulepet, et mida me ikkagi ette võtame, et see võla laamendamine ära lõpeks. No tänaseks päevaks on Eesti Panga presidendiks saanud Ülo Kaasik, kes on, ütleks niimoodi, jäädes viisakuse piiridesse veel kahvatum kuju, kui oli Madis Müller panga presidendina. Ja kuidagi võttis selle kirja nii-öelda oma südame asjaks Lauri Läänemets, sotsipartei juht Lauri Läänemets hakkas muretsema riigi rahanduse pärast. No sotsidel ei ole midagi jagada enam omadele. Täpselt, ma jõuaks ka sellega jutuga sinna, et mina olen nõus. Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Me oleme pankroti kursil, liigume kreekastumise suunas Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside kätega, sest sotsid on ka osalenud selles kõiges. Ja kutsuti siis parteijuhid kokku kõik, et arutada nüüd, mida ette võtta. Ma osalesin sellel koosolekul põhimõtteliselt ühel lihtsal põhjusel. Ma tahtsin, et Eesti meedia ka kirjutaks, et see on Reformierakonna valitsemise ajal on Eesti jõudnud sinna, et me liigume pankroti kursil. Riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja keegi loomulikult ei eelda või ei oota, et kui sul tulevad kokku sotsid ja parempoolsed ja Eesti 200 ja Keskerakond ja Isamaa ja siis meie oleme seal veel, et siis me lepime kokku, kuidas me selle, Reformierakond oli ka muidugi kohal, et kuidas me selle asja korda teeme. Seda seal kokku ei lepita, aga selles olid isegi reformierakondlased olid nõus. Eesti Pank ehk teised reformierakondlased on nõus, et Eesti rahandus on omadega täiesti hukas. Ja nüüd minu kriitika, ma istusin ja ütlesin seda neile ka näkku, et ma nagu olen ka kriitiline Eesti Panga osas. Et kus te siiamaani olite? See Eesti Pank ei ole kobisenud, kui Kaja Kallas ja Michal ja Keit Pentus-Rosimannus ja Anneli Akkermann ja Mart Võrklaev ja Jürgen Ligi on Eesti pankroti viinud. Aga nad tegid meile väikse tabeli ka, neid tabeleid on siin tore vaadata, igasuguseid numbreid on joonistatud, tulpasid on pandud. Tabel nii-öelda selja taha ei vaata, et kuidas me siia jõudsime, seda tabel ei näita, et kes siis on need viimase 5-6 aasta jooksul neid tohutuid võlgasid teinud, kes on tohutult kulusid teinud, diskreetselt vaikib, sest ka Eesti Pank vaikis sel ajal, kui nad märatsesid selle rahaga. Eesti Pank ei vaikinud. Eesti Pank andis kogu aeg ilustatud prognoose. Just. Seda ma ütlesin ka neile, et teie prognoosid on ju olnud üks osa põhjusest, miks me võlas oleme. Kui teie ütlete, et majanduskasv järgmisel aastal tuleb 2% ja tööpuudus on meil 6%, aga tegelikult tuleb majanduskasv meil 0% ja tööpuudus on 8%, siis riigieelarve mõistes Eesti riigieelarve tehakse prognooside pealt. Prognoosid on ilusamad, kui tegelikkus lõpuks kokku tuleb ja prognoosid annavad valitsusele seal 500 miljonit, 700 miljonit, vahel lausa miljard raha, mida tegelikult ei ole. Aga kulud pannakse eelarvesse lukku juba selle prognoosi põhjal. Ja siis tuleb aasta jooksul välja, et aga tulusid ei ole. Ja sest majandus kasvas aeglasemalt, tööpuudus oli suurem, makse laekus vähem, töötutoetusi oli rohkem vaja maksta, nii edasi. Ja Eesti Panga prognoosid on aidanud tekitada seda võlga. Ja veel üks kole asi, mida ma peaks ka Eesti Pangale ette heitma. Nende ettepanek on, et hakkame järgmisest aastast asja parandama. Aga mis see tegelikult tähendab? Et laseme veel sel aastal Reformierakonnal teha metsiku ülekuluga eelarve,
et ennem valimisi laiali jagada raha ja valijatele lubadusi anda ja omadele raha anda. Ja vot siis need, kes järgmisest aastast tulevad, need peavad siis hakkama lahendusi otsima, et miks mitte sellest aastast juba, miks mitte juba lisaeelarvega, miks me selle aasta miinust ei... Aga mis nende lahendused on? Need ei ole ju lahendusi. Nemad ei paku lahendusi, nemad ütlevad lihtsalt, annavad meile prognoosi ja nemad ütlevad, prognoos on selline. Ja siis ma vaatan seda prognoosi, ütlen, kuulge, teie prognoos ka ei ole õige. Nominaalne miinus ja strukturaalne miinus. Mida tähendab nominaalne miinus? Tähendab lihtsalt rahanumbreid. Raha ei ole. Nii palju raha tuli, nii palju raha läks, vahe oli nii suur. No, nominaalne, täpselt nii, 1 euro on 1 euro. Aga siis on strukturaalne. Strukturaalsest võetakse välja ühekordsed kulud ja ühekordsed tulud. Lisaks sellele on meil olemas siis nii-öelda majanduse potentsiaali arvutused. Kui näiteks ütleme, majandus kasvab seal 2%, aga arvutus ütleb, et ta võiks kasvada 2,5%, siis majandus on alla oma potentsiaali ja selle võrra struktuur muutub. Ja vastavalt selle, kas ta on üle oma potentsiaali ehk üle kuumenenud või on ta ala nii-öelda võimekusega, siis selle võrra sul kas sa võid rohkem laenata või vähem laenata, sest et strukturaalne positsioon muutub sellest. Nominaalsed numbrid ei muutu, aga see arvutus, kas majanduse seis on hea või halb ja kas sa võid laenata rohkem või vähem, sellest muutub. Ja ütleme siis Eesti Panga prognoos on selline, et strukturaalne ja nominaalne jooksevad kõik täpselt üksteise peal. Ja ma küsisin Eesti Panga juhilt, et kas te tahate mulle öelda, et Eesti majandus on kogu aeg siis nii-öelda absoluutselt sellises optimaalses situatsioonis ja mitte lihtsalt, et täna ei ole optimaalses situatsioonis, optimaalses kasvus, vaid järgmised 4-5 aastat on optimaalses. Jah, meie arvutus on selline, et ta ongi järgmised 4-5 aastat optimaalses. Siis teine koht, kus ma vaatan, see ei ole võimalik, see tegelikult ei ole tõsiselt võetav jutt. Vaatan seda intressi kasvu, siin on niisugune tabelikene, siin kasvab võlakoorem kasvab ja siin niimoodi lineaarne joon läheb, sirge joon läheb, kuidas intressi kulu kasvab, et praegu on ta siin alla 300 miljoni ja kasvab seal 650 miljoni peale mõne aasta jooksul. Ja ütlen, et küsin, et aga mis selle intressikulu, nagu siis intressikulu ju sõltub või tähendab, see laenu teenindamine sõltub sellest, mis need intressid on, mis see intressikeskkond on. Baasintress. Jah, Eesti Pank. Ja seda kehtestab meil Euroopa Keskpank. Euroopa Keskpank lisaks sellele majandus üldine keskkond, mis on ka veel juures, et ega see intress jääb samaks järgnevatel aastatel, et see on kogu aeg juba muutus. Ja kogu aeg muutub, et see on kogu aeg üks ja sama meile. Ja ütleme niimoodi, et selle nii-öelda nende graafiku järgi, ta on ikkagi meile suhteliselt soodsat graafikut joonistatakse siin. See ei ole tõsiselt võetav. Intressi see ei ole meile kogu aeg üks ja sama. Ei ole tõsiselt võetav jutt, nii et need tabelid, mis siin joonistatud on piinlikud. Nii et ma ütlesin ka Ülo Kaasikule, et ma võin ise samasuguseid tabeleid kokku panna ja üldiselt minu tabelid on 5 aasta pärast tagasi vaatame, on rohkem täppi läinud kui teie omad. Eriti kui me vaatame seda, mida nad ennustasid või rääkisid meie majanduse kohta siis, kui meie olime valitsuses, siis nad panid võssa, aga panid võssa selles suunas, et meile oleks kahjulikum. Ja kui me vaatame selles, kuidas nad panid siis Reformierakonna ajal võssa, aga Reformierakonna ajal nad panid võssa teises suunas, et oli Reformierakonnal kasulikum, et kus see vahe tuleb, ongi see, et kui sa prognoosid või näitad, et majandus kasvab paremini, kui ta tegelikult pärast välja tuleb, et kasvas, majanduskasv on suurem, tööhõive on suurem, maksulaekumine on suurem. Selle prognoosi pealt tehakse riigieelarve kulud ära ja raha ka kulutatakse ära ja siis vaadatakse, aga tegelikult raha ju nii palju riigieelarvesse ei laekunud, sest majanduskasv oli kehvem ja see vahe tuleb ju laenata. Ja Eesti Pank, Rahandusministeerium on aastaid, kui nüüd viimast 5 aastat Reformierakond võimul on olnud, on pidevalt prognoosinud ilusamat majanduskasvu, väiksemat inflatsiooni, kui ta tegelikult on tulnud ja sellega ta on aidanud kaasa selle võlakoormuse kasvamisele. Nii et Eesti Pank on süüdlane osaline selles kõiges. Ja nüüd tuleb meile rääkima, et pärast järgmisi valimisi, et las praegu Reformierakond veel saab ära kulutada nii palju, kui kulutab pärast järgmisi valimisi, hakake seda parandama. Ja ma ütlen, sotside jaoks on ainult üks lahendus. Tõstame kõiki makse veel rohkem. No ma ütleks selle kõige kohta, et see on niisugune ideoloogiline soola puhumine. On täiesti ideoloogiline soola puhumine, mis on vastuolus ju sellega, miks nad üldse kogu selle koosoleku kokku kutsusid. Kui te selliseid suhteliselt positiivseid graafikuid meile joonistate. Ütleme ka primitiivseid. Sa ei saa mulle tulla, mina olen endine rahandusminister, ma ei võta tõsiselt graafikut, mis näitab 4 aastat järjest samasugust intressikeskkonda, mis näitab 4-5 aastat järjest majanduskasv on optimaalne. Lõpetage ära,
aga miks siis üldse on, milles probleem on? Miks siis katastroofikurss on, kui te näitate meile selliseid soolapuhumise numbreid? Te olete ju ise endaga täielikus vastuolus. Aga selles on probleem, et Reformierakonnal on vaja aidata ja Ülo Kaasik on ju selles mõttes kõik on reformarid seal. Et on veel vaja aidata veel ennem valimisi saada raha kulutada. Ja sotsidel on vaja aidata pärast valimisi makse tõsta. See on kogu selle skeemi mõte, mitte see, et me oleme oigu mures riigi rahanduse pärast. Aga ma lõpetuseks, selle teema lõpetuseks tulen välja, võib-olla kõlab nagu vandenõuteooria, aga minul on selline kahtlane tunne, et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta. Et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta, sest siis Euroopa Komisjon võtab kõik üle. Euroopa Komisjon võtab üle eelarve, Euroopa Komisjon võtab üle kõik majanduse, igasugused parameetrid ja näitajad ja majanduse juhtimised, põllumajanduse juhtimise, tööstuse juhtimise maksud. Ja nii edasi, maksupoliitika, loomulikult ka julgeolekupoliitika, välispoliitika. Ja siis on Euroopa Komisjon saavutanud selle, globalistid on saavutanud selle, et ongi ometigi üks esimene europrovints, mis on otseselt ja täielikult Euroopa Komisjoni otsejuhtimise all. Ja ega meie broiler-poliitikud, Kaja Kallased ja Kristen Michalid ja Mart Võrklaevad ja muud, aga mis teil selle vastu võib olla? Nad jäävad ju oma kohtadele. Nime poolest on meil ikka peaminister ja president ja ma ei tea, mis muud asjapulgad, aga mingit vastutust enam ei ole. Ja. Vastutuse on täielikult ära võtnud, nad on vabatahtlikult ära andnud Euroopa Komisjonile. Elu nagu lill. Ja mina kardan, et nii mõnigi võib täpselt nii mõelda ja täpselt nii tahta. See on nagu Rooma keisriigi ajal olid keisri otsealluvuses provintsid ja siis olid asehaldurite provintsid. Et seal, kus oli poliitiliselt vaja, pandi asehaldur, aga seal, kus oli vaja näpuga ja nina pidi juures olla, seal oli keisri otsealluvus. Nii nagu Karl Suur tegi. Karl Suur selleks, et murda hõimu aristokraatia võimu, lõi oma impeeriumi aristokraatia. Lõi vürstid, keda tema määras ja kellele tema andis volitused ja kellele tema andis valdused. Ja need olid need hierarhias kõrgemal kui need, kes olid loomupäraselt olnud hõimuaristokraadid. Nii et ei midagi uut siin maailmas, ei midagi uut päikese all. Euroopa Komisjon ehitab oma impeeriumit, Eesti kohalikud broilerid võtavad veel, mis võtta annab nii meie maksumaksjate käest kui ka oma positsioonide mõttes. Ütleme, seal oli ka arutelu selle üle, et nüüd oleks vaja, seekord me nüüd tore on, et me avasime selle asja nüüd peaks varsti jälle kokku saama, et unustage ära, mida mul on rääkida Lauri Läänemetsaga kokku leppida selles, kuidas riigi rahandust parandada, mida mul on Eesti 200-ga üldse mitte millestki ei ole rääkida. Te olete ju, kõndiv põlend liha, mida meil on Reformierakonnaga arutada sellest, kuidas parandada nende kokku kuidas neid päästa käkki. Ma tean täpselt, kuidas seda käkki parandada. Teid tuleb kõrvale lükata ja meid tuleb asemele panna. Paraku me peame sinna koosolekutele ikka minema, sellepärast, et muidu ülejäänud, ega mul ei ole mingeid illusioone kogu selle ülejäänud kartelli osas, saavadki kuskil keskpõrandal kokku ja siis ütled, et konsensus. EKRE ei võtnud osa, EKRE oli jälle vastu. Mäletad, tuletan meelde, ennem iga valimisi on olnud mingisugune selline kampaania korras parteide ülene kokkuleppe. Mäletad, kui meid sunniti või taheti, et kirjutame need kõik alla, et teadusarendusrahastusele 1% SKP-st. Jummi, kus kõik käisid ja ajasid, kui teadusarendusrahastamine on nii oluline asi, sealt tuleb majanduskasv. Siis käidi enne eelmisi valimisringi, räägiti, kuidas kõik peavad alla kirjutama, et 120% keskmisest palgast peab õpetajate palk olema. Kõik peavad alla kirjutama. Me ei kirjutanud ei ühele ega teisele muide alla. Ja küll on käidud ringi, et nüüd teeme parteide ülese kokkuleppe riigikaitse osas ja välispoliitika osas ja need samad, kes meile tahtsid viisavabadust Venemaaga ja mida kõike veel, need tahtsid parteide ülest kokkulepet. See on järgmine sama kausta vahelt võetud, sama mänguplaan, lihtsalt mingisugused, see kampaania nimi on teine. Aga kampaania on ikka üks siduda meid kõiki kokku üheks kartelliks, et vahet ei ole, kes järgmised valimised võidab. Plaan on juba täna paika pandud, nii-öelda ekspertide poolt. Kui me tuleme nüüd ikkagi selle teadusrahastamise juurde ja kogu selle akadeemilise vabaduse ja kõige selle juurde, siis akadeemilisest vabadusest rääkides on ikkagi ülimalt häbiväärne ja piinlik, et Tartu Ülikool kutsus üles osalema homoparaadil.
Ja see on nüüd akadeemiline vabadus, see on siis akadeemilise vabaduse kvintessents, minge Vikerkaare lipu all marssima. Ja no teine muidugi näide on siin sel nädalal tulnud uudis, et Martin Herem saab Tartu Ülikoolis mingisuguseks tulevikupoliitika professoriks. Mitte lektoriks. Mitte lektoriks või mitte mingisuguseks, ma ei tea, dotsendiks või no, dotsent kõlab ju, noh, see ei kõla hästi, eks ole. Aga professor, võt see kõlab hästi. No mis tuleviku? Ja selle tuleviku tema oma vana jope, Vello Veiko Palm, ju see oli kolmapäeval, lükkas ümber mingisuguse intervjuus või artiklis Postimehes, kus ta ütles, et Eesti on täielikult maha maganud droonirevolutsiooni. Aga ma küsin, kes olid pumba juures, kui sõda algas Ukrainas, kui droonid tulid, kui kogu see droonimajandus juba tegelikult Karabrahi teine sõda näitas, et droonid on tuleviku tegija. Kes olid siis pumba juures? Kes olid need, kes ütlesid, mul ei ole õhutõrjet vaja? Need olid need samad Palm, Herem ja kogu see klikk, kes praegu seda metsikut kaitsekulude raha jagab. See oli kogu see jõuk. Ja nüüd te ütlete, et me oleme maha maganud. Teie olete maha maganud. Ja selles mõttes meie vorm oli õige. Ja selle kõige juurde käib ka täpselt see Eesti Panga abrakadabratamine, mida nad siin praegu teevad. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme ja Martin Helme räägivad asjast. Selle hooaja viimasest saates tuleme selliste uhkete ja huvitavate teemade juurde. Lähis-Ida, Ukraina, G7, kõik see on tegelikult üks suur pundar. Ma tegin postituse, äkki see oli teisipäeval või jah, vist oli teisipäeval või oli see esmaspäeva õhtul, mis puudutab siis nüüd seda Iraani ja Ameerika vahel sõlmitavat MOU ehk Memorandum of Understanding ehk üksteise mõistmise või vastastikuse mõistmise memorandum. No keegi ei ole memorandumit läinud veel, aga kõik juba teavad, kas ta on halb või hea. Liberaalid teavad, et on halb. Globalistid teavad, et on halb. Just. Eurooplased teavad, et on halb. Meie klikk teab, et on halb. Ja teisest küljest, mida tuleks ka öelda, sina vana diplomaadina tead, ega MOU ei ole siduv dokument. MOU ongi poliitilise tahte deklaratsioon. Ja sealt on mõlemad pooled on sealt tilgutanud välja, nii Valgemaja kui Iraani pool on sealt mingeid detaile välja tilgutanud, kohati need detailid on omavahel täiesti risti vastupidised. Saate eetrisse mineku ajaks on ta see juba avaldatud pühapäevaks, aga saate tegemise ajal me veel seda lugenud ei ole. Aga sellest hoolimata saame mingeid hinnanguid me juba anda. Nüüd minu meelest tuleb siin hinnata esimese asjana seda, et mis oli Trumpi eesmärk, kui ta sõtta läks. Trump rääkis põhimõtteliselt 3 suurest eesmärgist. Esimene suur eesmärk, et Iraan ei tohi kunagi saada tuumarelva. Mulle tundub, et selle eesmärgi rohkemal või vähemal määral ka iraanlased on sellega leppinud ja selle eesmärgi ameeriklased on saavutanud. No seal käib, nagu ikka saatan on detailides, seal käib kauplemine praegu selle üle, mida nad täpselt loovutavad ja kellele nad loovutavad ja kelle kontrolli all see loovutamine kõik toimub. See rikastatud uraan, mingisugused spekulatsioonid on, et see läheb Venemaale. Ma ei usu, et ameeriklased sellega lõpuks nõus on, sellepärast, et venelased on ebausaldusväärsed ja võivad igaüht tagasi anda selle. Teine asi on need reaktorid, need suured silindrid, trumlid, kus seda rikastatakse. Et on jutt olnud, et need lähevad hiinlastele. See võibki olla niimoodi, et mingi osa läheb ühte kohta, teine osa läheb teise kohta, kolmas osa läheb kolmandasse kohta, sest siis on koordineeritult selle tagasi andmine iraanlastele keeruline. Nii et siin need detailid on läbirääkimistel ja täpsustamistel ja kauplemistel, aga põhimõtteliselt Iraan, ehkki ta eitab seda ametlikult, aga on surutud olukorda, kus ta peab tuumavõimekusest loobuma. Ja üldiselt ameeriklased räägivad sellest, et see materjal läheb hävitamisele. Aga siin on nüüd üks väga oluline asi. Hävitamisele võib ta minna ka sel moel, et ta võetakse kasutusele teisel viisil.
Seda ei ole keegi veel, mulle tundub, et nad ei ole seda ka veel omavahel kokku leppinud, kuidas seda tehakse. Aga nad on selle nii-öelda deklareerinud välja. Aga siin on ülioluline asi, millest me oma postituses ka rääkisin, et millest inimesed aru ei saa, on see, et nii Venezuela sõda või Venezuela operatsioon, seal mingit sõda ei olnud, kui Iraani suur sõda on Trumpi jaoks rahvusvahelise süvariigi vastane kampaania. Ja selle kampaania, ütleme siis, üheks tulemuseks on sõjapartei selgroo ja hammaste murdmine. Ja kui te nüüd vaatate, kes kõige hullemalt uluvad selle Iraani asja peale, siis see on globalistlik sõjapartei, kellele see absoluutselt ei meeldi. Et mida süüdistasid ju inimesed, kui Trump alustas veebruaris seda Iraani kampaaniat, et Trump on neokonnidele järgi andnud ja nüüd on ta läinud üle nende igaveste sõdade tegijate poole, ta läks täpselt vastuollu oma varasema lubadusega, mis ei vasta tõele, ta nii 2016, 2020, 2024 rääkis kampaanias süstemaatiliselt ja väga jõuliselt ja lahtise tekstiga, et tema ei luba Iraanil saada tuumarelva, nii et selles mõttes öelda, et ta läheb vastuollu oma varasemate lubadusega, lihtsalt ei vasta tõele, on valetamine. Aga seda muret, et algab üks järjekordne lõputu Lähis-Ida sõda, selle murega, see on põhjendatud mure. Ameeriklased on korduvalt selles ämbris käinud ja miks? Sellepärast, et see on rahvusvahelise sõjapartei ja eriti Ameerika sõjapartei, mida me võime ka kokku võtta neokonnide nime all, selline, igavene unistus. Läheme pommitame ühe riigi sodiks ja siis hakkame seal 10-20 aastat nii-öelda uut riigi korda ehitama, uut režiimi ehitama ja kogu aeg pumpame sinna raha. Ja lõpuks tegelikult kaotatakse. Ja ma ütlesime kohe, me mõlemad oleme sellest siin saates rääkinud, me ütlesime kohe, see ei ole Trumpi plaan. Et mõni kuu ja sõda kestis ju vähem kui 2 kuud, 1,5 kuud ja pärast seda on seal olnud selline küllaltki habras rahu. Et see sõda ei saa olema igavene sõda. Ja nüüd süüdistatakse Trumpi selles, et ta ei sõdi edasi, ta oleks pidanud edasi sõdima. Ühed tahaksid, et ta peaks edasi sõdima, teised tahaksid, et ma ei tea, mida tahaks. Et ta ei läinud sinna igavest sõda tegema. Ja see on rahvusvahelise suure sõjapartei murdmine. Aga siin on veel üks asi, kui me räägime süvariigist. Tuletame meelde, mis oli Obama administratsiooni ja Hillary Clintoni üks kõige suuremaid skandaale, kui nad võimul olid, see oli Ameerika Ühendriikide uraanivarude müümine Venemaale. Obama ja Hillary Clinton müüsid Venemaale uraani. Täiesti arusaamatul põhjusel, miks nad seda tegema pidid, miks või kuidas, aga nad müüsid. Ja kohe läks Ameerikas lahti kahtlus, et tegelikult läbi Venemaa liikus see uraan Iraanile. Ja nüüd, kui nad saavad, kui Trump saab selle uraani kätte ja uraan on nii-öelda väga spetsiifiliselt, kui ta leiab see nii-öelda tootmise allkiri või tootmise jälgi ja alles, et seda saab ära tuvastada, kust see uraan pärit on, millisest reaktorist või tsentrifuugist see uraan pärit on. Ja kui tuleb välja, et see oli ameeriklaste uraan, mille Clinton ja Obama andsid venelaste kaudu ise iraanlastele, siis on jälle Ameerika süvariigi ja demokraatlike sõjapartei ja kogu selle korrumpeerunud Kamarilla surmahoop. Et nad paaniliselt kardavad seda. Võib osutuda blufiks, aga kui see välja tuleb, siis on kogu see luurekogukond, kogu demokraatliku partei võrgustik maa pealt pühitud Ameerikas. See on nii suur asi, see on riigi reetmine. See jõuab ka Eestisse. Ja, loomulikult. Sest meil on ju see sõjapartei tegutseb siin ju, terve riik tegutsebki sõjaparteina meil. Ikka. Nüüd, ühesõnaga see tuumarelvade asi on asi, mille pärast nad läksid sõtta. Teine on, millest me rääkisime ka siin, Trump tegi kogu maailma energiamajanduse, naftamajanduse tegi ümber. Ja irvhambad ütlevad, et mis ta sai. Ennem sõda oli Hormuzi väin lahti ja laevad sõitsid edasi-tagasi. Nüüd ta teeb selle lahti. Mis ta saavutanud on? Peab veel iraanlaste varad vabaks laskma. Jutt käib siin mingisugusest, ma ei tea, 700 miljardist Iraani külmutatud varadest.
ja sellest veel, et kuidas naaberriigid võtavad siin endale kohustuse Iraani infrastruktuuri investeerida. Investeering on investeering. Investeering on, kui ma lähen oma rahaga ja ehitan, ma ei tea, Iraani mingisuguse naftahoidla, siis see on minu naftahoidla, see ei ole iraanlaste naftahoidla. Et ta teeb see, aga kogu maailma energiamajandus on täiesti ümber korraldatud. Ameerika Ühendriigid kujunesid, ma mäleta, kas see murdepunkt oli märtsi lõpp või oli see aprill, kujunesid maailma kõige suuremaks naftatootjaks ja gaasitootjaks. Ei ole Venemaa, ei ole Saudi Araabia, ei ole Katar, ei ole need riigid. Ameerika Ühendriigid on maailma kõige suurem naftatootja, gaasitootja ja eksportija ka. Maailma suurem, nad ei ole enam ise sõltuvuses energia impordist, vaid teised riigid on nende sõltuvusest. Ja see pokker, mida nad mängisid seal Hormuzis, seda saab muidugi mitut pidi vaadata, aga põhimõtteliselt iraanlased ütlesid, me blokeerime seal liikluse kõigile teistele laevadele peale meie oma. Et vaatame ise, kellele müüme, kuidas müüme. Ameeriklased ütlesid, me blokeerime seal liikluse kõigile, kaasa arvatud teie omale. Ja Iraan istus oma nafta ja gaasi otsas ja ei saanud seda müüa. Ja kes kannatasid hiinlased, muuhulgas ka Jaapan ja Korea olid ja India. Ja selle blokeerimise tagajärjel ameeriklased muutsid India, Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea enda nii-öelda liitlasteks Iraani režiimi surumisel. Et ma üldiselt arvan, et nüüd me praegu liigume väga kiiresti nafta hinna odavnemise suunas, ta käis tõesti korra ära, aga eksisid kõik need, kes siin paanitsesid, et nafta tõuseb $200 peale, $150 peale, üle 110 eriti ei tõusnud. Ja praegu on kukkunud mingi 60 peale. Ja seal on veel see moment, et nii mõnedki riigid seal praegu täpselt peast ei nimeta, aga mitmed riigid ju, mis olid harjunud sellega, et Hormuzi väinast sõidavad seal kogu aeg läbi, on praegu nüüd võtnud alternatiivsete trasside väljaehitamise päevakorda, mis tegelikult on ka väga hea sellele samale maailma energiamajandusele, sest see tähendab, et ei ole sõltuvust sellest ühest väinast. Tegelikult turule paisatakse hoopis suuremaid koguseid, paisatakse odavamalt isegi koguseid neid ja Hormuse väin nüüdsest peale jääb tegelikult ameeriklaste kontrolli all. Ameerika laevad on ju seal edasi ja see nii-öelda 60-päevane periood, nad leppisid kokku, et 60 päeva jooksul nad lepivad kokku, kuidas seda liiklust seal paremini korraldada. Ameeriklased väidavad oma seisukohtades, et välistatud on võimalus, et iraanlased hakkavad sealt nii-öelda mingit tolli võtma. Iraanlased väidavad, et nad ikkagi hakkavad tolli võtma. Aga Iraani propagandat kindlasti ei tasu tõsiselt võtta. Iraani propaganda on sarnane Vene propagandale. Venelased kirjutavad praegu päevast päeva sellest, kuidas Trump kaotas Iraani sõja. No ei kaotanud Iraani sõja. Ei kaotanud. Ja siin on muidugi veel ka see probleem, et me peame vaatama mitte ainult seda, et maailma naftaturg on ümber kujundatud Ameerika kasuks sedapidi, et Ameerika on kõige suurem tootja, vaid ka sedapidi, et Ameerika kontrollib praktiliselt kõiki suuri naftapiirkondi. Venezuela ei ole enam hiinlaste ja venelaste kontrolli all, on ameeriklaste kontrolli all. Iraan sisuliselt ei saa ilma ameeriklastega kokku leppimata turgudel laamendada. Võimatu teha. Ja nüüd, mida ameeriklased teevad, vaatame tähelepanelikult Kaukaasiat, vaatame tähelepanelikult Kesk-Aasiat ja vaatame, nii kui see MOU Iraaniga sõlmiti, nii toimus G7 ja ameeriklased, Trump täpsemalt ütles seal, et nüüd ta lõpetab igasugused soodustused Venemaa naftakaubandusele ja paneb täie rauaga peale kõik sanktsioonid Vene energiakandjatele ja vastutasuks tahab ta, et neid maha võtta, et venelased istuksid Ukraina sõja lõpetamiseks laua taha. Mis sisuliselt tähendab nüüd mida? Ta on venelastele öelnud, meil ei saada sellest aru, aga tõlgime ära. Ma surun teid maailma naftakaubandusest välja. Teil on võimalik müüa hiinlastele alla oma hinna. Teil on võimalik müüa vietnamlastele alla oma hinna. Teil on võimalik müüa Indiale alla oma hinna. Ma hävitan teie naftatööstuse. Kui te ei ole nõus sellega, et minu poolt dikteeritud tingimustel, ja need on mõlemad poolt arvestavad tingimused, lõpetades Ukraina sõda. Ja te lõpetate selle ja mina omalt poolt surun maha Euroopa sõjapartei. Ja mis on meile jube kasulik.
igas mõttes meile jube kasulik. Esiteks, nafta lähebki odavaks, bensiin läheb posti otsas odavaks. No vaatame, millal meie kartell selle alla laseb. Jaa, no see võtab aega, aga põhimõtteliselt maailmaturul läheb ta odavaks. Teiseks, see, ütleme siis niimoodi, et eurooplased ju meeleheitlikult tahaksid laiendada sõda Venemaaga. Trump ei lase sellel juhtuda. Aga kui ma tulen tagasi selle naftakaubanduse juurde veel, tegelikult selle Hormuzi kriisi ajal murdis Trump Briti kindlustusfirmade monopoli maailma merelaevanduse kindlustamise üle. Ja see on suur, esiteks on see suur raha, teiseks oli see suur poliitiline kang. Nii et see on, ja kui me räägime sõjalisest võidust, kuulge, lõpetage ära. Mis sõjalisest kaotusest ameeriklaste puhul rääkida saab? Nad kaotasid 5 sõdurit ja mõned helikopterid ja 2 lennukit. Ja Iraanil ei ole ühtegi lennukit enam. Õhutõrje on täielikult hävitatud, mõned üksikud õhutõrje asjad siin ja seal toimivad, aga nad ei ole võimelised ennast süstemaatiliselt kaitsma. Merelaevastikul lihtsalt absoluutselt pole enam. On veel droonivõimekus, aga nagu me nägime siin vahetult ennem selle MOU kokkuleppe sõlmimist, nad üritasid rünnata seal nii Iisraelit kui laheriike kui ka ameeriklasi. See on nii maha tambitud, et nad tegelikult ei ole võimelised enam. Ja kui ma mõtlen selle peale, et Iisrael tegi rünnaku Liibanoni, kus on Hezbollah on puhas Iraani proksi. Iisrael ründas Hezbollahit ja Iraan valmistus ründama Iisraelit ja Iisrael, niipea kui ta oleks saanud Iisrael pihta Iraani käest, oleks omakorda rünnanud Iraani. Ehk see eskalatsioon oli juba kerimas ja Trump ütles mõlemale, et lõpetage ära, seda ei tohi teha praegu ja mõlemad kuulasid. See ei ole sõja kaotanud riigi positsioonist selliseid asju ei tehta, ei saada. See ei ole võimalik, et sa kaotad sõja, häbiga kaotad ja siis nii Iisrael kui Iraan, kes on mõlemad, esiteks vastas pooltel, mõlemad üksteisel kõrikallal, mõlemad võitlevad tegelikult ellujäämise eest, kuulavad su sõna. See jutt ei ole tõsiselt võetav. Nii et tegelikult sõjaline võim selles piirkonnas on absoluutselt ilma igasuguse küsimuseta ameeriklaste käes. Siin kõik, kes räägivad mingit vastupidist juttu, ei ole tõsine jutt. Kitsas koht selle juures ongi nüüd ja see, millele rõhuvad ka iraanlased, on see Iisraeli, Liibanoni, täpsemalt küll Iisraeli, Hezbollah konflikt. Sest meil on raske aru saada, meil on ka siin igasuguseid palestiinlaste kasuks kaagutajaid ja muid tegelasi, aga mõelge nüüd väga lihtsalt, Eesti on väike riik, meil on territoorium, mis on meie kontrolli all, on 45,500 ruutkilomeetrit laias lastus. Iisrael on poole väiksem, Iisrael on 22,500 ruutkilomeetrit. Kõige kitsamas kohas, kui me võtame selle läänekalda, nagu seda nimetatakse, mis tegelikult on Samaaria ja Juudamaa, mille servas asub ka Jeruusalemm, sealt kuni mereni on kõigest 9 miili. Ehk see on suurusjärk mingi 16 kilomeetrit. 16 kilomeetrit. See on see jõest mereni tuleb pühkida puhtaks. Kas te nüüd kujutate, see on palju kitsam, kui on mingi Suvalki koridor, mis on vist 32 kilomeetrit, eks ole. Et Iisraelil ei ole operatiivset sügavust ja Iisraeli piirkonnad nii Gaza-äärsed kui Liibanoni piiriäärsed kui ka tegelikult vähemal määral selle läänekalda piiriäärsed alad on ju olnud aastaid ja aastaid terroristlike rünnakute sihtmärgid. Iisrael võitleb oma julgeoleku ja oma kodanike julgeoleku eest ja me peaksime saama sellest aru. Kujutame ette, et meil Lätist mingisugused vene šovinistid, natsionalistid, Wagnerlased, kes kurat iganes, tulistavad aeg-ajalt Mõisaküla ja isegi Pärnu saab vahetavahel pihta ja mingisugused seal. Talutaval kogus, 7 inimest nädalas sureb. Valgas pidevalt toimub mingi jama. Aga iga nädal mõni inimene sureb. Ja Peipsi tagusest ja Narva jõe tagusest ärme üldse räägime. Aga see ei ole genotsiid. Genotsiid on teises kohas. Et kui me kogu aeg sellise rünnaku all oleksime, mida nõuaks meie kodanikud, meie valitsuselt? Kaitske meid, lõpetage see ära. Jaa, aga nüüd ma jõuan selle rahulepingu või MOU, ütleme siis ongi kõik, ega mina ei ole näinud ka ja ega me täpselt ei tea, ega me ei tea, kuidas seda ellu kavatsetakse rakendada, aga selle nii-öelda MOU üks osa, selle rahvusvahelise süvariigi ja sõjapartei lammutamise üks osa on see, et sinna sisse on joonistatud mehhanismid, millega
ka see nii-öelda Iraani prokside võrgustik peaks saama desarmeeritud. Hezbollah, Hutid, Hamas, neid on veel seal, moslemi vennaskond, et need proksid peaksid järk-järguliselt vähemalt kuidagi saama likvideeritud ja üks variant neid likvideerida on see, kuidas teeb Iisrael, lihtsalt pommitab maa tasa kõik. Aga on ka teine variant ja see teine variant on see, mismoodi Trump on teinud, kägistab neid rahaliselt, kägistab neid, ütleme siis erinevate muude selline võrgustiku erinevate juppide läbi lõikamise. See on maffia struktuur, kui sa maffia bossi kõri pihku võtad ja ütled, et sa lõpetad nende relvastamise, sa lõpetad nendele ülesannete andmise, sa lõpetad neile luureinfo andmise, sa lõpetad nende rahastamise, siis see lõpeb. See võib võtta natukene aega, mingi inerts toimib, aga see lõpeb ära. Ja see on see plaan vähemalt, mis neil on. Me kõik saame aru, iraanlastega lepingute sõlmimine on põhimõtteliselt sama nagu venelastega lepingute sõlmimine. Nad vahivad esimese momendini, kus saab lepingut rikkuda ja siis rikuvad seda. See on ikka Bütsantsi komme ja see on selline Lähis-Ida komme. Ja selle tõttu on sinna sisse kirjutatud terve hulk neid nii-öelda mehhanisme, mis distsiplineerib Iraani. Et kui rääkida ükskõik millisest raha andmisest neile, nende enda varade lahti külmutamisest või sellest, et teised Araabia riigid, ameeriklased ei pane sinna sentigi sisse, niimoodi on nad kinnitanud, et kui Obama sõlmis iraanlastega kokkuleppe, siis Obama kokkuleppes oli see, et nad võivad jätkata rikastamist, aga ei tohi pommi teha. Ja nad saavad ameeriklastelt selle nii-öelda motivatsiooniks, saavad Ameerika maksumaksja raha. Trump ei pane sinna sisse sentiga Ameerika maksumaksja raha, aga käskis Araabia riikidele investeeringuid teha sinna. Ärimees. Ja külmutab lahti järk-järguliselt iraanlaste enda raha. Et selles mõttes me võib-olla ei tahaks, et seda raha lahti külmutatakse, aga kui iraanlased loobuvad tuumarelvast, loobuvad Hezbollahi relvastamisest ja rahastamisest, siis ju võib nendele seda raha lahti külmutada järk-järgult. See on igas kokkuleppes mõlemad pooled ju peavad mingisuguse omakasu kätte saama, eks ole. Ja nüüd on siis üks aspekt on veel, mida Trump alguses kuulutas ja mis on vaidlusobjekt, režiimi vahetus. Kas seal siis toimus režiimi vahetus või ei toimunud? Trump väidab, et toimus. Et režiim pühiti minema, järgmine kamp, kes võimu võttis, ka pühiti minema, nüüd on kolmas kamp ja sellest kolmandast kampast osa on minema pühitud. Et järele on jäänud juba nii-öelda 4 kiht inimesi, kellega nad selle kokkuleppe on sõlminud. Väita võib, et kogu see kiht või kogu seltskond on ikka islami, šiidi fanaatikud, islami vabariik, et režiim on alles. Aga kui me kujutame korra ette, ütleme teise maailmasõja järgselt, ameeriklased, venelased lähevad omavahel tülli ja ameeriklased teevad sama venelastele Nõukogude Liidule. Kõigepealt püütakse minema Stalin koos Beriaga ja kogu kompartei, ütleme seal selle NLKP juhtkonnaga. Siis tulevad kohtadelt mingisugune uus kamp tuleb asemele, kes võitlust jätkavad, need kõik tapetakse minema. Siis tuleb järgmine kamp asemele, nendest pooled tapetakse minema. Kas see on sama režiim või ei ole sama režiim, see on selline skolastiline vaidlus, ma ütleks. Aga selge on ka see, et ameeriklased ütlesid kohe alguses, nemad ei lähe maavägedega sinna sisse seda režiimivahetust tegema. Ja kui see režiimivahetus riigist seest ei tule, siis ei tule. Riigis sees on ikkagi olukord väga ärev ja väidetavalt on isegi islami kaardivägi omavahel juba lõhenenud. Et seal on ikkagi, praktika on näidanud, et me ei suuda sõjaliselt vastu panna. Meie sõjaline võimekus on sisuliselt purustatud. Tegelikult on mullade režiim saanud praegu väga raske ja sügava haava ja see on haav nende autoriteedile. Nad ju väitsid kogu aeg, et keegi ei julge ja keegi ei saa ja me oleme nii võimsad ja me oleme nii hästi valmistunud kõigeks, tuli välja, et ei ole. Ja nüüd tegelikult aeg töötab mullade kahjuks ja aeg töötab ka selle kahjuks, et see islami kaardivägi oma autoriteedi suudaks taastada ja tegelikult on ikkagi suured massid väga vaenulikult meelestatud nii islami kaardiväe suhtes, kes on neid ju 10 000 kaupa tapnud, kui ka mullade režiimi suhtes ja armee hoiab madalat profiili, ei taha praegusel hetkel välja astuda, aga ma julgen ennustada, et kui see olukord küpseb ja Trump järk-järgult samm-sammult oma tahtmist saab ja surub läbi mullade režiimi veel rohkem kahjustavaid kokkuleppeid, siis ühel hetkel armee astub välja
ja toimub riigipööre, mullade režiim kukutatakse ja ma ei arva, et seal tuleb mingi pro-ameerikalik valitsus, aga seal tuleb valitsus, millega on võimalik rääkida. No see on see, mida Trump ütleb, et me oleme lõpuks leidnud üles need inimesed, kellega saab asja ajada. Ja kui me võrdleme seda, mis juhtus Venezuelas, jah, Venezuelas ka režiim on justkui sama, aga see režiim teeb nii, nagu ameeriklased neile ütlevad, et nüüd me teeme naftatehinguid selliseid, nüüd me takistame narkokartelli, nüüd me teeme seda, nüüd te lõpetate ära Kuuba takistamise. Et see režiim oma ellujäämise nimel, Venezuela ja Iraan on absoluutselt erinevad suurused, erinevates kohtades ja nii edasi. Aga me näeme mingisugust paralleeli saab tõmmata siin. Et minu meelest ma vaatan seda, ja mida Trump ütles G7-s. Iraan on selja taga. Ma nüüd lähen järgmiste asjade peale. Ukraina on järgmine asi, eks ole, a järgmine asi sealt edasi, me mõlemad sinuga oleme arutanud, Euroopa Liit on järgmine asi, mille ta ette võtab. Absoluutselt. Ja meil oli kolmapäeval infotunnis, ma küsisin, missugune on meie positsioon. Kõik hakkavad praegu Venemaaga läbi rääkima. Mis on meie positsioon? Me saime vastu sealt täielikku mõttetut demagoogiat sellest, kuidas me toetame varilaevastiku vastast tegevust ja seda ja teist ja kolmandat. Triviaal, jah. Sellel kambal ei ole mitte mingit proaktiivset poliitikat, et meie ei oleks ka ühel hetkel menüüs, sest on naiivne arvata, et kellegile meie mured korda lähevad, kui me ei tuleta kogu aeg meelde, et me oleme laua taga mitte menüüs. Aga see seltskond ei ole võimeline selleks. Ja üldiselt ma arvan, et üks osa sellest rahvusvahelise süvariigi selgroo murdmisest toob selle, et võib-olla järgmistel valimistel e-valimised enam niimoodi ei tööta, nagu nad siiani. Lootus sureb viimasena. Me täname kõiki vaatamast. Soovitame teil meid üles otsida augusti lõpus. Eks me tuletame ennast meelde ennem, kui eetrisse läheme. Aga senikavaks soovime kõigile ilusat Eesti suve. Nautige suve. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee